Klaas veini. 36 kopikat. Vabandage, kas tohib? No mitte ei vea. Ma olen siin kandis võõras. Komandeeringus. Helistasin praegu kõik hotellid läbi ja kujutage ette, mitte kuskil mitte ühtegi vaba kohta. Komandeeringusse minnes tellitakse tuba ette. Ma tean, aga mul on mõnevõrra erandlik komandeering. No jah, siis tuleb teise ööga mõnevõrra erandlikult veeta. Paistab nii. Vaadake, ma nimelt olen resident. Minu siia tulekust ei tohi ju keegi mitte midagi teada. See on selline ebameeldiv, aga siiski väga hädavajalik konspiratsioon. Ma loodan, et te saate aru sellest. Kas te ei karda, et ma teid välja annan? Välja annate? Aga te ei tea ju isegi, keda ma revideerima lähen. No ütleme nii, et mul on selline, helistan kõik selle linnakese ettevõtted läbi. Pole siin teab kui palju. Miks te seda tegema peaksite? Mul on lihtsalt loomupärane vastumeelsus revidentide vastu. Revidendid on vajalikud. Vangivalvurid ja miilis on ka vajalikud. Ometi teid sümpaatsemaks. Mina suhtun miilitsesse väga suure lugupidamisega. Lugupidamisel ja sümpaatial on vaks vahet, kuule sõber. Andke veel üks vein. Naiivne selg. Kes? See seal. Loodab öösel hotelli tuba saada. No kui inimene peab ju kuskile varju alla saama kindlasse kohta, kuhu ta siis minema peab? No vot, sinna mingigi. Kindlasse kohta. Miilitsasse. Väga suure lugupidamisega. Vabastage kiiresti esimene tee. Kiirrong möödub poole minuti pärast. Lubage. Vaadake, mina arvan, et lugu võib pidada ainult sümpaatsetest inimestest, vajalikest inimestest. Te räägite ikka veel sellest. Vaadake, lugupidamine ja vajalikus sünnitavad pigem vihkamist kui sümpaatiat. Teil on väga kummaline suhtumine elusse, noormees. Kõik tegelevad elusse suhtumisega, nagu elus enesel läheks natukenegi korda, kuidas temasse suhtutakse. Te olete eksiarvamused, seltsimees. Kõik eksiarvamused tulenevad sellest, et me peame teisi niisama ebatäiuslikuks kui ise olema. No ma ei tahtnud öelda, et... Ja alles hiljem märkame, et maailm meie ümber ei ole pooltki nii närune kui maailm meie sees. Ma olen vastutustundega inimene. Väga rõõmustan. Ma just lähen võtan ka endale üle. Juustusai ja
limonaad. Andke see siia. See käis teil ka. Aitäh. Teate, mis mina teie asemel oleksin teinud? Ma oleksin sinna ettevõttesse, kuhu te revideerima lähete. Kõne lähtnud. Ma vean kihla, et täna oleks teil raudteejamas auto vastas olnud, hotellis tuba kinni pandud ja seda kõike ilma kopikatagi. Igal elukutsel on oma eetika. Mõtleks kui õilis. Ei noh, kui nüüd piinlikult aus olla, siis ma näin näen, mis maailmas tegelikult toimub. Seda halve. No, ka mul on olnud mitmeid ahvatlusi. Aga iseenesest ju ma ei teeks sellega mitte kellelegi halba. Inimesed saaksid teada, teeksid kõik kähku korda ja mina ju sellepärast käingi, et kõik korras oleks. Teate, kes te olete? Te olete õnnetu inimene. Te ei saaks isegi mitte kõige pisema suritembuga hakkama. Te võite ainult unistada sellest, mis on keelatud. Ma olen aus inimene. See on kilp, mille taha te varjate oma arvust. Ma vean kihla, et te unistate ka õhtul voodis, et päästate noore neiu, toorutsate käest või lööte mõne musklis mehe knockouti. Kust te teate? Seda sellepärast, et teile ükspuha, kes tee peal vastu tuleb, ta teile kohe teed annate. Jah, see vaevab mind lapsepõlvest saadik. Aga mulle tundub, et ma püsin ainult siis jalgadel, kui ma teen ausalt oma igapäevast tööd. Ja ma saan aru, et sellepärast jään ma tihti peale elus paljuski ilma. Aga nii see on. Piinlik on seda teile kui põhivõõrle inimesele tunnistada, aga võtke või jätke. Kas te mõnele tuttavale inimesele julgesite seda tunnistada? Ausus jätke, kus see ja teine, see ei puutu üldse asjasse. Kui te mõne altkäemaksul kõrvale lükkate, siis seda on sellepärast, et te kardate hirmsasti sisse kukkuda. Minul on kõige tähtsam minu aus nimi. Aus nimi on õlekoris, millest te kinni hoiate, et mitte lõplikult vee alla vajuda. Ma vean kihla, et te tahate ka millegiga silma paista, vähemalt eneseis. Te olete julm. Elu on julm. Ausalt öelda, mul on tahtmine teile vastu vahtimist tahtma. Kuidas palun? Istuge. Ka minule on saanud tahtmine. Aga klobida teid tuleks. Nii kaua, kuni teil valus hakkab ja te vastu hakkate. Vaadake, nii võiks teist veel äkki inimenegi saada. Teie saabusite ka äsja, jah? Ma sõidan ära. Komandeeringusse. Jah. Ma ei näe just, et teid erilisel aupaklikkuse ja eskordiga siit ära saadetaks. Ma pole ka revident. Mis ametimehi olete, kui küsida tohib? Geoloog. Maid mõõdate, jah? Sügavuti. Ma olen geoloog, mitte geoteed. Paar päeva tagasi tulime just Kaug-Põhjast. Me otsime seal uusi nafta- ja gaasimaadlaid. Ja nüüd lähete tagasi? Otse polaarjoonele, 66 ja 2/3 põhjalaiust. Kui ma noorem olin, siis unistasin ka millestki sellisest. Lugesin kõiki maadeuurijate raamatuid, unistasin, nägin neid isegi unes. Ja hakkasite raamatupidajaks. Jah. Ja nagu teil sellest veel vähe oleks, te pidite ju just nimelt revident raamatupidajaks hakkama. Aga vaadake, see on ainus võimalus natukenegi reisida. No kõik teavad mind kui sellist ranget ja kuiva raamatupidajat. Aga keegi ei tea, et iga kord, kui ma istun rongi, siis mul süda väriseb sees. Ja ma mõtlen, et nüüd kohe algabki see tõeline reis tundmatusse. Rong sõidab ja mina muudkui unistan.
maandute räpases puuvetis. Vahest ma mõtlen, et jätaks kõik kus seda ja teist. Põrutaks kuskile, ma ei tea kuhu, aga kuskile kaugele. No viiks ellu kas või väikesegi osa oma lapsepõlve unistustest. Ja miks sa seda ei tee? No hilja juba. Mul on naine ja 2 last ja ma olen nendest vastutav. Nii et leidsite uue kilbi. Miks te ei taha lihtsalt unistada, et teist pole asja? Aga see oleks veel lõplik allaandmine. No ja, teie muidugi olete nagu nõus tügikaupa alla andma. Kahtlemata muidugi on parem unistada endale, et ma olen vabatahtlik märter, kui ma olen lihtsalt lootusetu ja äpardlik. Selge. Te suitsetate liiga palju. Meil ei saa minutit ilma suitsuta. Sääsed panevad kohe nahka. Sääsed. Teie rong läheb varsti. Hommikul veerand 8. Siis olete teie ka terve otsa siin. Nojah, mis seal ikka. See kahekesi ongi seltsi. Sellest ajast peale, kui hakati kodanikke läbi raadio ja televisiooni informeerima, on väga palju kurjategijaid kätte saadud. Teie teataksite muidugi kohe. Otse loomulikult. See on täitsa teie moodi. Ennem läheksite muidugi nurga taha, et tema teid ei näeks ja siis helistaksite. Kuulge, miks te mind mõnitate? No teile sobiks selline stiil. Kala ilma peata, vähese soolaga. Olgu, ma tegin nalja. Metsik suitsetamine. Meil on sääski nii palju, mürja, 1 miljon sääske ja kõik peaga ja väga soolased. See pole teil Kaukaasia ega Krimm. Lähete nüüd sinna tagasi, jah? Jah. Te võiksite vist oma elust väga paks romaani kirjutada. Kirjutangi, kui aeg tuleb. Selle aja peale jõuate te väga palju ära unustada. Ära unustada? Mis te teete nalja või? Tahate, ma räägin teile, kuidas me oma esimese naftamaarde leidsime. Jah, selline päev vist on tervet elu väärt. Huvitav, kõik suured avastused sünnivad läbi juhuse. Juhus mängib meie saatuste ja meie eludega. Ma tean, ma olen lugenud selle kohta. Juhus? Saan aru. Juhus naeratab ainult neile, kes teda ise otsivad. Ainult neile. Ei no, ma ei saa öelda, et mul elus oleks halvasti läinud. Ma olen pealt 50, mul on naine, mul on 2 last. Kelle eest te vastutav olete? Jah, olen. Ja teie ei saa seda minult ära võtta. Ja ning teie iroonia on siin kohatu. Mina olen nende eest vastutav. Nojah. Hei, teie seal tooge pudel tagasi. Pudel? Vabandust. Ma unustasin. Kõik on kiired unustama. Ma veel kord väga vabandan. Meil seal tekkis temaga väga huvitav jutuajal. Nii et teil pole siis kuskile minna. Aga kus teie teate? Tema rääkis. No, tema jah. Te tunnete teda? Jõuan mina kõiki tunda, kes siin käivad. See on erakordne mees. Meil siin käivadki ainult erakordsed mehed, keda millegipärast saatus kangesti nöögib. Kas te kohvi soovite? Vesi läks just keema. Ei soovi. Ma tahtsin öelda, et peale südaööl tuleb miilitsa kontroll. Ei no mis siis, ega ma mõni selline. Tasem. Lihtsalt siin ei tohi ööbida, nii et katsuge mitte silma torgata.
Kuule, timi mulle klaas kangemat. Meil on ainult veini. No, timmi siis veini. 36 kopikat. Kas viimane rong läheb ikka 1.05? 1.05. Pole paar nädalat siia rajooni saanud. Pool tundi siis veel. Teate, ma siiski võtaksin klaasikese kohvi. Palun väga. Viis kopikat. Teie ootate ka? Ei, komandeeringus, aga hotellis polnud ühtegi vaba kohta, et tuleb öö siin, et Ahah, no mis ala mehi olete siis? raamatupidaja. Nii et revideerima kuskil miskit liinist lahti või? Ei, kõik on korras, tavaline, selline korraline kontroll. Jälle üks korraline. Juhtuks ka midagi põnevat. Kõik põnev juhtub silma meieta, kula noormes. Ilma minuta ei tohi. Eeskirjadega on keelatud. Teie olete kriminaaltöötaja. Hullem, ma olen ajakirjanik. Nii et tulete korralist revisjoni tegema ja teil ei ole peavarjugi. No vaadake, meie elukutse nõuab, et... Palju annate, kui ma teid välja aitan? Kuidas? Minge keskväljakule hotelli. Seal jäi just praegu üks koht vabaks. Minu koht. Vaba koht. Aga tehke kähku. Või te olete väga suuremeelne. Aitäh teile. Kohe tormame. No näete, seltsimees siin vabastas just koha hotellis. Ja juhus tuligi mulle appi. Nii et ärge öelge, et... Head reisid. Kõik head teile, aitäh veel kord, nägemist. Tüüpvariant number 2. Aus, õiglane, range, väiklane, elus saamatu, kodustes pood. Öösid unistab, et põgeneb koos Brigitte Bardot'ga kuhugi kaugele maale ja teeb seal imetegusid. Või boksib maailmameistriga ja lööb tolle knockouti. Miks te nii arvate? Professionaalne silm. Ma olen ajakirjanik. See on puhta inimlik nähtus. Iga siuke vennike mängib unenägudes Tarzanit või Old Shatterland. No aga iga inimene ju unistab millestki. Jah, paistab jah. Minagi unistan, et kirjutan kord niisuguse reportaaži, mis paneb kogu maailma kihama. Esialgu koostan eesrindlaste portreid. Üks kohvi. 5 kopikat. Nii et sõidate? Pagana kaugele. 2 jaama vahet. Ja teie? Sõidan Kaukaasiasse, uusi teid rääma. Nii, mina pidasin teid kunstnikuks. Soengu järgi või? Käte järgi. Teil on väga tundlikud ja närvilised käed. Niisugused on ainult kunstnikel ja kurjategijatel. Väga huvitav kõrvutamine. Üldse mitte. Nii kunstnik kui ka kurjategija on enamasti oma keskkonnaga vastuolus. Ja seetõttu igale ärritusele väga tundlik. Kurjategija kardab, et teda paljastatakse. Kunstnik kardab neid, keda tema paljastab. Mina ei karda kedagi. Jah, korrake seda iga päev nii umbes 1000 korda, siis te võib-olla tõesti enam ei karda. Nii et lähete mägedesse. Olete seal käinud? Ega iga leheneeger pole Egon Erwin Kish. No jah, pole au tunda. Oi, kõva poiss. Käis Aafrikas ja Ameerikas ja Hiinas. Tupnis Belgia kaevandustes ja võitles Hispaania kodusõjas. Jaa, aga meie juures on parem. Meie töö, see on nagu hiiluslike trollide tants. Trollide? Jaa, 3, 4, 5, 6 ehk 10 buldooserit. Kõik lükkavad vihase järjekindlusega mäe visat vastu panevat nõlva. Lahti tulnud pinnas lükatakse järsaku servale. Taganetakse, võetakse uuesti hoogu
ja minnakse uuesti. Kogu aeg on tunne, et need metallsed klossid lähevad järkust alla, aga ei. Raudsed käed, mis hoiavad nende hobuste valjaid, ei lase seda. Nad peatuvad täpselt sealt, kus eelmine jälg lõppes. Mööratavad ja taganevad. Te ei kujuta eales ette, mis tunne on olla selliste maastiku alistaja, selliste järsakute peale tegemise suured maanteed, kus hakkavad sõitma 10 000 inimesed. Oi, kuulge, te kirjeldate ju lausa suurepäraselt. Ma nagu lausa nägin seda. Aga minu hommikud siin on hoopis teistsugused. Täna kolhoosi brigadiril, homme tehase mehanisaatorid, ülehomme mingi ajaloolaste või matemaatikute kongress. No jah, see ju teie töö. Teate, kui ma seda revidendist hädavarast vaatasin, siis tundus ta mulle korraga hirmus tuttav. Mis siin ikka silma kirjatseda? Ma ise olen ju täpselt samasugune. Unistan juba ammu, et äkki saadetakse mind erikorrespondendina Vietnami või Guatemalasse või minu pärast kas või Hiinas. Mis sest, et seal võib igal sammul varitseda surm. See oleks elu. Mõnikord on jälle tunne, et kogu elu läheb sinust nagu kuskilt kaugelt mööda. Siis tekib hull idee. Vilistan kõigele. Võtan jalad selga ja kao. Laseks siin salaja jalga. Kuhu? Seda ma pole veel otsustanud. Kuhugi, kus sul on põnev. Minu porost kas või Kesk-Aasiasse. Ratsutaksin nagu tšikitt. Rööviksin naisi. Ja miks sa seda ei tee? Kerge öelda. Vana ja haiglane isa, pruut, kes tuleval aastal ülikooli lõpetab. Siis jätku oma unistused endale. Mis on teie mäed ja trollidki muud kui unistus? Miks te nende juurde kipute? Miks te ehita oma maanteid siin? Kuulge, mis te lorisite? Mina olen süütu lambuke teie kõrval. Minu unistustest teab igaüks, et need on teostamatud ja kuulab neid nagu lapselalinaid. Aga teie juures võtavad unistused konkreetse kuju. Ja vaat see ongi ohtlik. Te võite oma trollidega mõnel vähem realistlikul inimesel pea segi ajada. Lame moraliseerimine. Vaadake, te olete umbes niisama ohtlik kui see Jaan siin. Näiteks kui ma kodus istun ja seiklusromaane loen, siis ma näen mõne sammu kaugusel oma pruuti, ma kuulen naabreid, kes teisel pool seina tülitsevad. Ühesõnaga konkreetne maailm piirab mind nii tajutavalt, et ükski kiusatus liialt ahvatlevaks ei muutu. Aga siin ründab mind hoopis teistsugune reaalsus. Siin on inimesed, kes tõepoolest ära sõidavad. Jaan, see on nagu kihutava eskalaatori all. Ma seisan talle hirmu äratavalt lähedal. Üks ainus mõtlemata samm ja ta haarab mind kaasa. Ma olen juba tema peal ja ta viib minema. On see siis nii halb? Ma kardan seda. Tahan ja kardan. Te pole tõepoolest parem kui too revident. Tähelepanu, kiirrong number 2200 saab esimesele teele. Arvate, et ma ise seda ei tea. Kuulete? Iga sõna sellest nähtamatust suust on nagu väljakutse. Aga mina istun 10 minuti pärast oma rongile, mis ei välju mitte esimesel platvormilt, vaid jaama tagant. Tal oleks nagu häbi seista nende pikkade kiirrongide kõrval, mille revääridel seisavad kauged nimed. Linna lähedane. Minu saatus on sõita linna lähedaste rongidega, kus pole kupeede romantilist eraldatust, pole eesriided, mida saab lahti lüüa või ette tõmmata. On vaid ikka need samad suured alasti aknad, mille taga on ikka need samad eilsed majad, tänased majad, homsed majad. Ikka ühte ja sama nägu. Hüva. Ma siis lähen. Kadestan teid sõber.
olen ilmselt teinud kuskil vea, mida ei saa enam parandada. Head reisi. Kuidas teie nimi on? Kui teil selle vastu midagi pole, siis teeksin teist väikse nuku meie lehte. Pildike juurde seljakotiga ja... Teate, ei ole tarvis. Miks? Informatsioon peab olema. Informatsioon on meie sajandi ebajuba. Andkem siis teda. Teate, siiski ei ole tarvis. Minu komandeeriks on nagu mõnes mõttes nagu inkognito. Vahel väga ebameeldiv, aga siiski vajalik konspiratsioon. Ma loodan väga, et te saate aru. Väga kahju. Nägemist. Muide, ma valetsen tollele raamatupidajale. Ma ei vabastanud tegelikult mitte mingit kohta. Miks te nii tegite? Ma ei tea isegi. Võib-olla sellepärast, et ma vihkasin teda esimesest ilmapilgust. Me oleme temaga liiga sarnased. Nägemist. Tähelepanu kõigile. Otsitakse keskealist meest, kasv umbes 180 centimeetrit, keskmine kehaehitus, hõrenevad juuksed, silmad hallid, kannab tumedat habet ja matariietus. Kõiki, kes nimetatud meeskodanikust midagi teavad, palume teatada lähimasse siseasjade osakonda või helistada telefoni 02. Lubage, ma aitan teid. Aitäh ja suur tänu. Pange siia samasse. Ja väga hästi. Vabandage, kas siin on üks ainus ooteruum? Ja üks ainus. Naljakas lugu. Mulle pidi siin ja keegi vastu tulema. Me pidime siin ooteruumis nimelt kokku saama. Sõbranna? Tema, jaa. Noh, mis seal ikka, naised jäävad tavaliselt hiljaks. Ei, tema ei jääda. Ma olen kooliõpetaja nagu temagi. Ta pidi mu kohale viima. Ma olen nimelt siin uus. Aga äkki juhtus midagi? Oi, mis seal ikka võis juhtuda? Ei, no ei saanud taksot, jääb peisult hiljaks ja kõik, no. Te saate nii hästi lohutada. Mul on nimelt niisugune rumal loomus, et kui midagi läheb teisiti, kui on planeeritud, siis ma hakkangi kohe närvitsema, et midagi ongi juhtunud. Aeg-ajalt peab midagi juhtuma, see toob elusse nagu teravust. Te oskate tõepoolest hästi lohutada, jah. Ega siis midagi ootame. Kas teie olete kohalik inimene? Ai, ma olen läbisõidul. Siis te ei tea sellest linnast vist ka kuigi palju. Piisavalt. Ei, lühike tutvus on ikkagi liiga pealiskaudne. Igal linnal on oma nägu, nii nagu igal inimeselgi. Oi, seda sorti linnakesed on kõik ühte nägu nagu 2 tilka vett. See ei ole õige. See on õige. Tahate, ma ütlen teile, mida ütles hea Peekovna oma õpilasele. Jaa. Ma küll ei tunne seda paika, aga ma võin analoogia alusel väita, et inimesed, kes siin elavad, meie ligimesed, on himurad, ahned ja veidrad. Sest muidu nad ei oleks inimesed ja ei põlneks sellest Aadamast, kes on meie pahede ühtne allikas. Kas te olete kirjanik? Ei, ainult lugeja. Te suhtute inimestesse elusse igal juhul väga karmilt. Juba jälle see suhtumine. Ma ainult tsiteerin ja ma julgen väita, et AB-ga väga mööda ei pane, eriti mis puudutab seda linnakest siin. Linnakes? Minu arvates on see päris suur linn. Mina elasin ennem palju väiksemas. No jah, eks ta oleneb millega võrrelda. Kui me siin Londoni või Rio de Janeiroga, siis on siin tegemist kena väikse külakesega. Te olete seal käinud? Rios? Jah. Olen. No aga kes te siis olete, kui küsida tohib? Meremees. No siis muidugi, jah. Te ütlesite seda toonil, nagu selles oleks midagi halba. Halba, ei, lihtsalt meremeestega on alati seotud nii romantilised kujutlused. Ja mina ei seostu teile nendega. Mina ei ole teili tähelepanelikult jälginud. No jah, ühest küljest teile muidu tegelikult õigus. Meri on ja jääb romantika peakorteriks. Ja kui ma veel väike tüdruk olin, siis ma unistasin aina suurtest õrnpunaste purjedega laevadest. Te mind kuskile kaugele viima. Purjede aeg on ammu möödas, aga ainult laevadel, mitte inimestel. Seda te ütlesite nii ilusasti. Ja kui inimestelt purjed ära võtta,
siis neil puudub vajadus tuult otsida, värsket tuult. Oi, selle mina märgiksin küll üles, kui te muidugi lubate. Te olete papustavalt naiivne. Jah, eks ta ole. See teeb mulle enesele ka nalja ja tegelikult muretki. No ei saa ju elu lõpuni niisuguseks jääda. Ma olen inglise keele õpetaja ja kui ma kirjandust läbi võtan, no siis tuleb igasuguseid raamatuid ju ette. Livingstoni reisi, Moby Dick, Aarete saar. Mul on küll natuke naljakas sellest rääkida, aga iga kord, kui ma neid loen, siis mul on niisugune tunne, nagu ma rändaksin ise Livingstoniga Aafrikas, purjetaksin vaalapüüdjatega ookeanil, otsiksin noore Jimiga veedetud varandusi. No see on ju tobe, eks ole. Ei, miks ta tobe peaks olema? Muide, mulle meenub üks öö seal samas Aafrikas, kus see teie Livingstone rändas. Me olime parasjagu kinnitanud otsad Turbanis, meil oli natuke aega ja kohalikud sõbrad viisid meid kahvrite külla. Seal oli parasjagu käimas noorte meeste pühitsemine meesteks. Paganlikud lõkked loitsid, kahvrite higised kehad läikisid, nagu nad oleksid metallist tehtud. Nende päi tehtisid kudruste ja värviliste helmeste paelad. Neegrite kehad lõid ühtemoodi laines. Maad lõid tambiti jalgadega, kõmine oli üleval. Te vist on iga kuulata. Ei, lihtsalt. Ma just mõtlesin, et ma olen alati kahetsenud, et mina ei sündinud mehena. Miks? No siis ma oleksin saanud nii, nagu teiegi näha ju seda kõike oma silmaga. Mul ei oleks tarvitsenud aastast korrata aina ühte ja seda sama. See on siis teie kilp. Ma ei saanud aru. Kilp, mille taha te varjate oma ebameeldivaid paljastusi. Oleksin ma mees, poleks ma naine. No aga see on ju nii. Ja. Oleks ma käsist jalust seotud. Poleks mul naistega lapsi, oleksin ma mees, muidugi oleks ja poleks. No aga ma ei saa ju heita üle parda kõike... Ei, teie ei saa, mitte sellepärast, et te pole mees, vaid sellepärast, et teie lootusetud unistused, see on üks ja sama. Ei saa kuju muuta ilma marmorit lõhkumata. Teil on kerge sellest rääkida. Mul on õigus nii rääkida. Naljakas. Istun siin teiega ja räägin nii intiimsetest asjadest, aga tegelikult me ju ei tunnegi teineteist. Aga vaata, võib-olla sellepärast ma julgengi öelda just nimelt kõike seda, mida ma tegelikult mõtlen. Teie sõidate ära, mina jään siia. Muide, ma ei lähe enam merele. Ei lähe. Te loobute rändamisest. Ei, mitte rändamisest. Mul sai villand nendel lõpututel lagendatel riivimisest. Ma lähen maale. Ma lähen Kesk-Aasiasse. Ma tahan tunda kõrbeliiva kuumust ja graniitkaljude külmust. Te olete jull. Ma kuulen seda täna juba teist korda. No tähendab, see on tõsi. Ei, ma lihtsalt olen tugevam kui teie ja too teine. Teate, kui mina oleksin mees, siis ma tõestaksin teile hoopis vastupidist. Ma tuleksin teiega kaasa. Tuleksite kaasa, aga seda võite te ju veel praegugi teha. Praegu? Te olete hull. See pole argument. Ma ju ei tunnegi teid. Mida minust mõeldakse, kui ma läheksin kaasa võhivõõra mehega? Mida ma ise peaksin endast mõtlema? No ja. Teie ei näe kõrbe ega mägesid. Teie näete ainult meest, kellega te peate kaasa minema. No, see on ju võimatu. Mida te üldse mõtlete? Pealegi on mul omad kohustused. Ma pean juba homme andma siin oma esimesed tunnid. Kas teil enda ees pole kohustusi? Kas te ise ei pea elama? Kas või elus üks kordki lihtsalt elama? Mitte kohustusi täitma, kui tarvis siis ka eksima? Ma ei tea, see muidugi kõlab kõik väga pööraselt, aga ei, see on ikkagi võimatu. No ja kui see kõik nii äkki ka veel ei tuleks, ei, see on ikkagi võimatu. Kõik tõeliselt tähtsad otsused tulebki vastu võtta äkki, mitte kaalutleda, mitte mõelda. Sellepärast, et see viib meid tagasi puuri, mille saatus võib-olla üks kord elus meile avas ainult. Ärge räägige mulle saatusest. Kuulge, kas see polnud saatus, et meie siin teiega kohtusime? Kas see polnud saatus, et teie sõbranna tulemata jäi? No ei, jätke. No kuulge, me oleme tugevad ja terved, meil on raha, me võime teha ükspuha millist tööd. Ma ei palu ju, et te hakkaksite minu armukeseks. Häbenege.
Ka teil pole julgust. Niisugused nagu teie ei tohi unistada, see on unistuste lavastamine. Öelge, te tegite lihtsalt nalja. No te vestlesite siin natuke minuga ja heitsite minu üle lihtsalt natuke nalja. Ma ei saa pahaseks, ausõna. Ma ei naljatle. See on ju võimatu. Niisugused asjad juhtuvad ainult filmides. Kus te küll kasvanud olete? Mina. Ja meil oli suur perekond, ema ja 5 last, isa suri varakult. Sellepärast ma olengi pidanud eluaeg läbi ajama väga vähesega ja võib-olla sellepärast ma olengi nii palju unistanud. Te ei tohi mulle unistamist keelata. Ma ei keela teile unistamist, ma pakun teile võimalust üks ainus unistuski tõelisuseks muuta. See on meeletu. Kuulge, te hakkate mind vihastama. Mis meeletusest te räägite? Kuulge, me elame 20. sajandil, ka kõige üksikumate kõrbete kohal lendavad lennukid. Meid piiravad vasakult ja paremad telefoniliinid ja raadioside ja teie räägite meeletusest. Ja te ei jätaks mind iialgi maha, te oleksite mulle tõeline sõber. Muidugi mitte. Ja te ei paluks mul teha midagi niisugust, mida ma ei saa ega taha. Ei. Ma ei tea. Ma olen nagu pöörane. Ma ju ei tunnegi teid. Te võite olla ükskõik kes. Kurjategija, südametunnistuseta, seikleja, reetur, argpüks. Ma pakun teile võimalust. Kas te saate aru? Kuulge, jääge oma paberist Moby-Dickide juurde. Vaadake televiisorist Livingstone'i filme ja nähke unes varanduste saari. Mulle sellest aitab. Te solvusite. Ei, ma olen paha poiss, kes jonni. No, palun ärge solvuge, ma lihtsalt... No milleks ma siin teiega üldse vaidlen? Teate, te olete nagu hästi tempereeritud klaver. Te reageerite absoluutselt igale puudutusele suurepäraselt. Te olete tehtud heast materjalist. Kuulge, unustage, mis ma teile rääkisin. Andke mul üks veidi. 36 kopikat. Ma tulen kaasa. Tulete kaasa? Aga nüüd ei tohi enam öelda, et see oli vaid kõigest nali. Leping on sõlmitud. Rong läheb 5 tunni pärast. Ma tean, et ma olen hull, ma olen pöörane, jaa. Aga ma tulen teiega kaasa. Saagu, mis saab. Ma lähen teile. Kohe ostan pileti. Vabandage, ega te ei ole näinud siin ühte meest? Ma näen siin iga päev sadu mehi. Ei, ma mõtlen ühte kindlat meest. Jaa, kõik nad on kindlad nii kaua, kui neil sabast kinni hoida. Ei, ma ei mõelnud seda. Ta on keskmist kasvu ja hästi riietatud. No aga see on ju jaam. Siin on kõik hästi riietatud. Siia sõidetakse sisse, siit sõidetakse välja. Tal on sinised silmad ja väike arm paremõgusel. Kulla, proua, kui mina hakkaksin meeste silmi ja arme vahtima, siis lastakse mind töölt lahti või hakkab mõni hull mulle öösel järgi käima. Ei, ma ei mõelnud seda. No te võisite teda ju kogemata näha. Tal on hästi silmatorkav nägu. Minu asi on lihtne. Ühe käega annan kauba, teisega võtan raha ja muu minusse ei puutu. Mis ma pean küll tegema? Vabandage. Rongid väljuvad ju hommikul. Mis ta peakski siin tegema? Vabandage, ega te... Извините. Jälle üks niisugune. Kuidas palun? Ma ütlesin, et jälle üks niisugune. Kas neid vähe siin nähtud on? Mehed panevad kodunt jooksu, ajavad viinaklaasi taga ja naised ajavad mehi taga. Aga võib-olla oli tal midagi tõsist. No mis tõsist? Mees ripsutab tiiba, naine ajab varbad villi.
jookseb varbad villi järgi talle. Igal ööl käib keegi siin oma kallimat taga otsimas. Ikka kõik minu juurde, et kas oled näinud ja kui olengi. Kes see tobuke on? Näita niisugusele õige teeots kätte, pärast saad alles näha. Teistel on perekonnas õnnetus, aga teie... Kah mul õnnetus. Silmatorkava välimusega. Kas teate, mina mõtlesin oma vanamehest ka kunagi niimoodi. Ja siis tuli välja, et ta torkas silma ainult mulle. Kõik nad tulevad lõpuks koju. Ei ole neil kuskile minna. Kui laulud lauldud, siis hiilitakse koju haavu lakkuma. Teil on ikka koledad põhimõtted. Mis põhimõtted? See on elu. Põhimõtted on raamatutes. Vada elus tuleb vakka olla, kui tarvis, ja häält tõsta, kui tarvis. Kõik omal ajal. Kui vale aja valid, läheb elu lõhki. No, mina küll niimoodi elada ei saaks. Pannakse elama kullake ja elate. Ega elu ei ole kino. Ei tea. Jah, ei ole see midagi nii kerge, et võtad oma 7 asja ja muudku kõnni taga. Või ajad teise inimese uksest välja. Anna andeks, et ma sulle nii kaua ootasin. Ükski sulle, ma ei tea, kujutab see pilti. No mitte ühtegi takso. Tead, alguses heistasin, lõpuks jooksin peatusesse. Aga ma arvan, et tead, pärast räägime. Kus sul kohvrid on? Siinsamas, jah. Takso ei ootab, me peame hakkama minema kohe. Ja ma tean küll, et taksojuhte tuleb mõni joodik mees. Annab rohkem raha ja läinud ongi. Aga kuula nüüd, ometi asi on selles, et... Ma kuulan kas või hommikuni, aga praegu peame minema. Tule nüüd. No let's go. Jah, ma kohe tulen. Kus sa jäid nüüd? Kohe. Kus see tüdruk jäi? Missugune? Ma vestlesin siin ennem ühega istus seal tooli peal 2 kohviga. See, talle tuldi järele. Tuldi järele? No nii see paistis. Tormas sisse, langes kaela, viis minema. Ah nii? Nii. Siis on hästi. Siis on kõik hästi. Andke veel üks klaas. Kas paljuks ei lähe või? Kas ma näen sedamoodi välja või? No kus mina tean, mõni seisab siin tundide viisi sirge nagu sõdur ja siis äkki vajub posti kokku. Minuga seda ei juhtu. No, eks te ise tea. 36 kopikat. Poiss, mis kell juba on? Üks aeg. Kell juba nii kaugel. Pane kood kinni. Kinni, suletud. Hakkabki astuma. Üks klaasike. Kas ei näe, et inimene teeb tööd? Kas ei saa aru veel või? Marss! Mine koju küll, naine näitab sulle ühte klaasikest. Kas saab juba või? Hei, mis sina veel siin tukud? Kuule, peremees, ärka üles, see ruum on vaja puhtaks teha. Kuule,
ega ta sind sega. Sitt aga, las kukub minugi pärast. Mis inimesed teie küll olete? Mitu korda peab teile ütlema? Näete ju, et on vaheaeg. Minge ometi ükskord minema, et saaks selle läbisõiduhoovi kordki puhtaks rookida. Noh, minge juba minema. Sellen alles uni. Kuule, ennist sägistas siin ühe tüdrukuga, läks viivuks välja, tüdruk pidi tagajärjel minema. Siin ka igasugused neid liigub. Aga Jaan, mida sa tahad? Mis Jaan? Jaan, seal. Siin on ainult jaamatagune hoov. Oled sa kunagi näinud, et siin sõidetakse? No näed, emagi sõidab. Ei sõida temaga. Ja mis see üks inimene siin hulga sees oleks? Siit ei sõida sina ega ei sõida mina ka. Sul siin täna kaunis vaikne. Minul on alati vaikne, korra lagedust ma ei salli. Või veel, vahel undab sul siin selline laulukoor, et kostab jaoskond ära. No eks pange siis kinni, siis ei kosta. Pange kinni, pange kinni. Kinni panna on kerge. Aga kord peab olema joodikutel mitte müüa ja ongi rahumajas. Jah, mine sa võta kinni, kes see joodik on ja kes mitte. Kõik te ainult vaevata selle üle, et panna kinni või mitte. Tööd tuleb teha. Kes see on? Kust mina tean? Jaamas ei magata. Jaam pole võõraste maja. Ei, tõuske ülesse. Ärgake. Purjus mis muud. Hei, tõuske ülesse. Mis on? Mis te magate siin? Ootan. Väsisin ära. Jaam pole võõraste maja. Jaamas ei magata. Kas teil pilet on? On. Näidake ette. Milleks? Teame juba seda milleks. Näidake ette. Mis pileti kontroll see on? Kes öisel ajal jaamas viibib, sellel peab olema pilet ette näidata. Selge? Mitte päris. Kodanik. Ärge naljatage. Naljatage, palun. No nii. Siin seisab, et teie rong väljub 7:15. Jah. Aga miks te siis nii vara siia otsisite? Vabandage, aga see ei ole tõesti teie asi. Kuulsite? Aga meilt nõutakse viisakust. Kus mina pean teadma, kellega meil tegu on? Meilt nõutakse valvsust. Kohv. Piiskopikat. Nemad mõtlevad, et kui on Jaan,
siis võib siin kõiki teha. Ja, seltsimees, on tõsine asutus ja siia tullakse selleks, et kuhugi sõita. Komandeeringus, puhkusele. Ma olengi komandeeringus. Ahaa, rahakesed said otsa, jah? Täpselt nii. No vot, nii oleks tulnudki rääkida. Siiralt, ilma viguriteta. Meie oleme ka inimesed. Mina olen üks, aga teid on palju. Ja mina pean teid kõiki läbi nägema parasjagu, mis kellelgi mõttes on. Saan aru. Tühjagi te ei saa aru. Vaat alles natuke aega tagasi teatati raadio kaudu, et otsitakse taga meeskodanikku. Mis ta siis korda saatis? Vaat sellest on veel vara rääkida. Aga äkki olen mina see meeskodanik. Kodanik niisuguste asjadega ei naljateta. Millistega siis naljatatakse? Olge parem tõsine. Ma olengi. Meil külmapoolusel teised ei saagi. Külmapoolusel? Jah. Ma töötan seal teaduslikus ekspeditsioonis. Teaduslikus? Noore võitu nagu teaduse mehe jaoks. Ma olengi noorem teaduslik töötaja. Siis on teine asi. Aga palju teil seal ka praegu külma on? Päeval 40, öösel 55, soe aeg. Soe? Pole midagi öelda. Kuidas kusagil? Kerge võit olete nagu riides. Ai, see minu talvevarustus on Moskvas. No siis on teine asi. Vaadake, et enam magama ei jää. Muidu mõni tuleb ja varastab teil veel asjad ära ja siis tulete jälle minu käest abi otsima. Püüan mitte jääda. Vaadake ette. Vastik koht see jaam. Mis ta vastikum on kui mõni teine? Tead, mul on sellest jaamast kõrini. Oled kuskil kindlas kohas volinikuks. Teine asi. Tunned inimesi. Kõik nagu peo peal. Aga siin kõik aina sõidavad kuhugi. Ja sina pead oskama ära arvata, mis kellelgi parasjagu mõttes on. Aga sellest on huvitavam. Huvitavam? Vaata, teie ajate nüüd seda taga, et oleks huvitav. Aga minule meeldib vaikne elu. Kõik oleks korras, kõik oleks omal kohal. Saad rahuliku südamega ette kanda. Minu piirkonnas kõik korras. No kas sina ei taha siis mõnikord kuhugi sõita? Sõita? Milleks? Mina ei taha kuhugi sõita. Mina tahan, et kõik oleks korras, kõik oleks vaikne ja rahu. Olgu, ma lähen. Noh, ajas üles. Mis sa teed? Näe, ühte aetakse raadio kaudu taga. Ma ennist vaatasin, et väga teie moodi välimus, aga siis märkasin, et teil on hoopis teist värvi silmad. Eks ma hädaga värvinud üle. Jutustage. Aga teid käis hoopis üks naine taga otsimas. Naine? Ei ole võimalik. Täpselt teid. Ei, mind ei tunne siin linnas ükski naine. Vähemalt mitte selline, kes mind raudteejaamast taga ostis, kui tulleks otsima. Noh, eks te ise teate. Nii et sõidate ära. Sõidame. Siin ma istun iga päev ja vaatan neid sõitjaid ja olen kade. Mis on ikka kadestada? Seda ütlete teie, aga ise sõidate kah minema. Mina ei sõida mitte kuhugi. Aina müün siin neid pilukaid ja veini ja võileibu ja teed ja aina üks ja seesama. No jah, aga eks te puhkuse ajal sõidate siis? Kuhu? Mul on vanamees invalid. On vaja tema eest hoolitseda. Kuulge, andke mulle midagi turgutuseks. No, kas hommikul hakkame kohe pihta või? Kuidagi jahe hakkas. No, kuulge, vein siis nüüd kedagi soojendab. No teil kangemat pole ju.
kui te just tahate, teate, mul vanast ajast on siin üks poolik pudel. Andke. Aga teate mis? Siis kui pensionile jään, vaata siis hakkan kah reisima. Ei, mina ei jää koju surma ootama, kõik Aasiad ja Kaukaasiad sõidan läbi. Õige mõte. Lapsest saadik olen tahtnud reisida. Kinos käin kõiki niisuguseid filme vaatamas, kus räägitakse reisimisest. Salaja käin, piinlik on teistele tunnistada. Istun pimedas saalis ja nagu ise rändaks. Teie ei saa vist sellest aru, teie rändate kogu aeg. Ja ma ei oska ju seletada. Teate, mul on niisugune veider tunne, et see, kes seal saalis istub, on hoopis üks teine inimene, kes mind kadedusega vahib. Rumal jutt, jah. Ei, miks ta rumal on? Ja kui ongi, aga teate, minul on hea. Paariks tunniks unustan kõik ära, kõik selle jaama, selle puhveti, vanamehe, kõik. Hoopis teine inimene olen. Teate, ma nagu seisaksin kuskil kaugel, kui ma seisaksin paigal ja elu keerleks ümber minu kuskil kaugel. Kui ma noorem olin, siis ma mõtlesin kogu aeg, et kannatan veel paar aastat ja siis jätan selle puhveti ja lähen hoopis minema, et korjan veel natuke raha ja hakkan otsast peale. Pole sellest mitte midagi välja tulnud. Nüüd ainult lükkan aga edasi ja nüüd ootan pensionit ja... Aga ega see enam see pole. Vana eit. Aga mis siis? Mis see loeb? Teate, ma olen kuulnud, et tänapäeval on kunste palju. Teevad su 20 aastat nooremaks kui tarvis. Mis te arvate, kui ma lasen endale operatsiooni teha? Näen välja nagu 30-ne, mis? Te näete praegu hea välja. Tõesti, mis te nüüd? Viisakas inimene tahate head meelt teha, luiskate, no tegelikult ega ma siis nüüd nii kehva ka välja ei näe. Ja tingimata lähen, tingimata. Ja aga kus te vanamehe panete? 2 rubla. Te olete halb inimene. Kuidas nii? Te ei oska ise unistada ja rikute ka teise rõõmu ära. Mismoodi? Ma ju tean, et ma ei pääse kuhugi. Sellepärast võtangi mõnikord pitsikese, et oma unistustest uskuma hakata. Teie veel öökusite kõik ära. Kuulge, unistama peab ju reaalselt ja... Jätke järele. Minge ja istuge ja oodake oma rongi. Tukkuge ja minge. Imelik inimene. Te olete veel siin. Jumala tänatud. Teie? Jaa, mina. Te pidite ju... Pidin küll. Aga see mees valetas. Selles hotellis polnud mitte mingisugust vaba kohta. Ta isegi ei ööbinud seal. Ma uurisin kõik täpselt järele. Miks ta küll seda tegi? Ei tea. Halb inimene. Võib olla. Aga mulle tegi ta suure teene. Kõige suurema teene minu elus. Vaat kui ta oleks tõtt rääkinud, siis magaksin mina hotellis oma voodis, hommikul läheksin revisjoni tegema ja kõik läheks vanamoodi edasi. Aga nüüd ei lähe. Ma ei saa aru. Vaadake, igal inimesel on oma saatus. Ja mina, kui ma läbi terve linnas ja tagasi tulin, sain aru, minu saatus on siin. Siit algab minu elu. Tõeline elu, uus elu. Ma tulen teiega kaasa.
Tulete kaasa? Jaa, ma ei ole veel nii vana, mul on piisavalt jõudu ja hakkan nagu teiegi mööda taigat ja tundrat ringi käima, otsima, leidama, avastama ja mingisuguse töö leiavad mul ikkagi seal ju. Aga teie perekond? Ärge rääkige mu perekonnast. Ei taha isegi selle peale mõelda. Kuulge, aga see on ju kuritegu, te jätate oma naise, oma lapse saatuse hooleks. Mis tähendab saatuse hooleks? Minu naine käib tööl, tal on väga hea koht, ta teenib hästi. Poeg õpib ülikoolis, saab kõrgendusstipendiumi ja ma hakkan neile ise ka raha saatma. Salaja muidugi. Kas siis ainult raha on tähtis või? Vaadake, teie ütlesite mulle, et minul ei ole julgust. Mina ei pääse siit kaugemale. Mul on julgust ja ma pääsen siit kaugemale. Kas teil tõesti pole kahju oma naisest, oma lapsest, oma kodust? On küll, aga saade aru, kui ma praegu lähen, siis ma ei lähe mitte kunagi. Ma pean praegu minema. Te ei saa seal hakkama. Saan, ma olen väga visa. Seal on väga karm elu. Ma saan hakkama. Kuulge vait, teil ei ole mitte mingisugust õigust mind takistada. Kas te tõesti arvate, et te saate ühe korraga ennast lahti rebima, et minevik ei tule teid kummitama? See on võimalik. Teate, vaadake parem portfeli järgi, ma olen toonud selle pileti. Aga teate, ilma teieta ma ei oleks julgenud seda sammu astuda. Teie olete tugev ja mina toetan teie peale. Teie ei ole põgeneja. Põgenejal peab olema kellele toetada. Ma tulen kohe tagasi. Otsitakse keskteadlisti mees, kasv umbes 180 sentimeetrit, keskmine kehaehitus, kõnenevad juuksed silmast valmis, kannab tumedat habet ja matkariietus. Kõiki, kes nimetatud meeskodanikust midagi teavad, palume teatada lähimasse siseasjade osakonda või helistada telefoni 02. Hommikust, moens. Teed või kohvi? Pane kohvi. Kuule, kes see on? Kust mina tean? On ta ammu siin? Õhtust saadik. Veider. Mis sa tunned või? Ei, aga... Ei, ma ei usu. Usu mind, see on tema. Ei ole. Vaata hoolega, minu silm ei peta. Kuule, sa näed viirastusi. Ma võin kihla vedada, et see on tema. Kuule, ära topi oma nina igale poole. Sa kardad või? Tead, kui sina siin päev läbi seisaks selle leti taga, siis sa vaataks ka elule hoopis teistmoodi. Kuule, tead, see on ju meie kohus. Huvitav, kus see kohusetunne sul nüüd äkki välja tuli? Issand, kui igav sina oled. Kas sa siis aru ei saa, kui põnev see on? Oh, ei ole minul sellist põnevust vaja. Aga vaata, minul on. Tead, 10 aastat olen siin jaamas meeste päid ja lõugu püganud. Nii hall elu, et minema ogarraks. Kas sa arvad, et ma niisuguse juhuse käest lasen või? Jäta. 10 aastat, et 10 aastat olen oodanud, et midagi juhtub. Nüüd vist hakkab midagi juhtuma. Tead, enam ma ei jäta. Anna telefon sinna. Tead sa, mulle see asi ei meeldi, ma olen käinud väljas. Kuskil sa ei lähe. See on iga korralik inimene. Tead, sa pead vähemalt suu. Kas seltsimees ei sooviks ennast veidi värskendada? Mida? Isa niisugune kena noor mees, aga need abemetüügas püsti nagu siilil. Pole seal häda midagi. Tütarlapsed hakkavad meist eemale hoidma. Kuulge, kaob mul õnnetus nüüd. No vaata. Ise ütlevad, et naised ei pea neist lugu. No kuidas sa pead niisugusest karvatustikust lugu tead? Tulge, mina teen teid ilusaks. Ei, ma tänan, minu rong läheb varsti. Oh ei, minu käes käib see kähku. Tulge, tulge. Ei, aitäh. Kas teie sõidate kaugele? Ja kaugele. Väga põnev. Kui kaugele, kui küsida tohib? Lõunamere saartele. Mis te teete minu kulul nalja? Kuulge, on seal tähtsust või?
kõigil on tähtsust. Vahet nagu sõidate, jätate oma naised, lapsed maha ja muudku lähete, jah? Pole mul mingit naistega lapsi. Aga seda teile räägite kõik. Näidake oma käed ette. Näete, suur sügav rant ümber sõrme. Teate, te olete üks peenikene seil. Kuulge, mis luba te ajate? Kui kodust välja saate, nii kohe sõrmust taskusse. Lubage. Teate, mind te ei peta. Et lähete lõunasse tiibu ripsutama, jah? Kas siin enam kenasid tüdrukuid ei olegi või? Palun minge eest ära, mul on kiire. Aha, südametunnistus tõstab häält, jah, et lehku tahate panna. Teate, tõde ei kannata teie välja. Teate, kui mina teaksin, kus teie naine elab, mina läheksin ja kohe helistaksin temale ja räägiksin, kuidas tema mees siin seda reisivalmistust teeb. Kuulge, palun minge eest ära, kurat võtaks, mis teil viga on? Kuhu teil nüüd järsku nii kiirekas? Kuulge. Seltsimees Piirits! Vaadake, näete, siin on see mees, kellest mina teile rääkisin. Mida see tähendab nüüd siis? Lõksu langesite. Arvasite, et inimesed on rumalad, keegi millestki aru ei saa. Dokumendid. Jälle teie, kuulge, mida see tähendab? Lõpetage ära, noh. Vaiksemalt. Dokumendid. Milleks? Teame juba seda milleks. Dokumendid. Nii kui mina sisse tulin, oli kõik kohe selge. Tundemärgid lähevad täpselt üks ühele. Seda saab ju iga laps ka aru. Ja huvitav, mida tema terve eilse õhtu saadik siin puhvetis redutab. Siin seisab, et mis te siin mulle ennist rääkisite? Kas see oli kuritegu? Üldiselt muidugi mitte. Kas mu pass on korras? Pass küll. Siis andke tagasi. Ärge andke, et see pass on temal ka võltsitud. Teie ärge segage. Võtke. Aga üldiselt peaksin teid valeandmete esitamise eest kinni pidama. Kas te kuulasite mind ennist üle? Üldiselt muidugi mitte. No vot, siis ei saa te mind mitte milleski süüdistada. Üldiselt keerutasite ennast välja. Aga kahtlen olete ikkagi. Miks te valetasite? Vabandage, see on tõesti minu isiklik asi. Korralik kodanik nii ei käitu. Kas teil oli veel midagi? Siin sa siis mul oledki. Kas te tunnete seda meeskodanikku? Jaa, see on minu mees. Miks teie naine teid öösel jaamas taga otsib? See on meie perekonna asi. Milles asi sõidab? See on tõesti meie perekonna asi. Teie kodanik, pidage ennast korralikult üleval. Mida te julgete? See on iga korraliku kodaniku kohus. Või et nüüd olen mina süüdi kah veel, jah? Mis juhtus? Emma. Mis sinuga on? Ma ei taha sellest rääkida. No siis seleta mulle, mida sa siin teed. Ma sõidan ära. Kuhu? Oled sa hulluks läinud või? Räägi siis ometi. Ma lootsin, et meil seda juttu ajamist ei tule. Ja põgenesid salali, miks? Kui ma veel väike poiss olin, lootsin, et sadan elus korda midagi suurt. Et ma avastan midagi sellist, mis järele, mis ei kao. Koolis kõik ütlesid, et ma olen andekas, et mul on palju häid mõtteid. Nad ei eksinud. Mul oli tõesti palju häid ideid. Ma hakkasin tööle. Ma tegin kõik, et olla edukas. Me saime uue ilusa korteri. Me ostsime auto. Me ehitasime kena väikese suvile. Meid kadestati. Näete, kuidas peab elama. No ja see elu ei meeldinud siis sulle. Ma nautisin seda elu. Nautisin ja ootasin. Mul oli kogu aeg tunne, et see on nagu millegi algus, et päris elu veel alles tuleb. Kuni üks hetk ma tegin ehmatusega avastuse, et ma olen juba lootusetult kaotsi läinud. Lootusetult kaotsi läinud. Ma olen korralik kodanik. Korralik kodanik. Töökaaslaste poolt kiidetud, perekonna poolt kiidetud.
ülemuste poolt kiidetud. Aga mille eest? Ja millal see kõik hakkas? Ma lähen mööda tänavat ega sega vahele, kui paar tatina korda rikuvad. Ma ootan autobussipargis, ostan koos teistega kuu lõpus 10 rubla eest piletid, et parkplaani täidaks. Ja et meie preemiat saaksime. Ma joon koos peainseneriga viina, kuigi ma teda vihkan. Ma teretan meie naabrit, kuigi ma tean, et on harilik pisikene suli. Ja kõik hullem, ma teen seda kõike enda selle teadmata. No aga miks sa siis seda kõike teed? Ma ei tea. Mind ahistab kõik, minu töö, minu pere, kõik. Ja siis ma avastasin, et mingit päris elu ei tulegi enam. See ongi juba minu päris elu. Ja ma sain aru, ma pean kaduma, koheselt kaduma, ma pean enese jälle leidma. Ja seda põgenemist nimetad sa enese leidmiseks? See oli minu viimne arv. Ma teadsin, et kui ma sulle sellest räägin, siis ei saa minust tealeski minema. Sa eksid. Mina eksin? Jah, sa eksid. Sa ütlesid, et ma ei saa sinust aru. Aga kas sina minust saad aru? Kas sa arvad, et ma ei näinud, mis toimus? Kas sa arvad, et sinuga abielludes ei lootnud ma elult seda sama, mida sinagi? Sa ei tea midagi, kallis mees. Sa ei tea, kuidas ma olen sind lausa vihanud, kui ma näen sinu õilist naeratust meie naabrimehele või seda, kui sa proovid oma ülemuse silmist tema soove lugeda. Ma olen tahtnud lausa karjuda, et sa ometi ärkaksid ja näeksid, kelleks ja milleks sa muutunud oled. Sa pole sellest kunagi rääkinud. Oled sa kunagi küsinud? Sa oled mind tühiste kingitustega üle külvanud, hüüdlikult seltskonda viinud, kust ma oma taktitunde ja veetlusega pean sillutama seda sama tuima teed, millel sina kõnnid. Sa pole kunagi selle üle kurtnud? Ei, sest ma armastasin sind. Ma armastasin sind kõigest hoolimata. Ma ei uskunud, et see on sinu lõplik elu. Selle eluga on mul lõpp. Kas sa pole mitte hiljaks jäänud, kallis mees? Ma pean enese taaskord leidma, saad sa aru, ma pean enese lahti revima. Kas sa tõesti usud, et sa suudad kuskil mujal teisiti kui siin? Kas see uus ümbrus ei vaja niisuguseid inimesi, nagu meie sinuga seni oleme olnud? Suudan. Tule koju. Võib-olla läheb meil koos see korda, kui me sellesse usume. Ma ei tule. Sa siis ei armasta meid enam? Ma ei armasta enam kedagi, sest ma ise ennast ei armasta. Ma pean enese taaskord uuesti leidma, saad sa aru? Mitte millest ei saa sina aru, ka sellest mitte, et ma tahan koos sinuga põgeneda. Sina ei ole põgeneja, sina lihtsalt annad alla. Sa ei suuda seda teha. See ei ole alla andmine, ma armastan meie poega, ma ei saa lahti öelda vastutusest. Mina ei saa enam otsast alustada. Ma pean oma elu eest lõpuni vastutama. Me mõlemad peame. Selle elu eest ma põgenengi. Mine. Võib-olla maailma kõigist inimestest olen mina ainus, kes sinust aru saab. Mine. Kuigi ma tean, et me peame enese murdma, mitte ennast lahti murdma. Mine. Ma mõistan sinu hirmu ja lootust. Sa ei tohi nii öelda. Mine. Aga pea meeles, kui sa nüüd poolelt teelt tagasi pöördud, siis ei ole see enam minu jaoks mitte keegi. Said sa aru? Ma tahaksin... Midagi sa ei taha, mine. Pilet sul ikka on? Pilet? Selle ma ostsin juba õhtul. Õhtul? Aga rongid väljuvad ju hommikul. Andke veel üks klaas. Ei ole enam. Te vahetate. Kõik? Te olete veel siin, jumal tänatud. Teie? Jah, ma põgenesin. See oli kole. Mu sõbranna tuli ju siiski. Ta viis mu vägisi kaasa. Ma tean. Me istusime ja vestlesime 2 tundi. Aga
aga ma varjasin kõike. Ma ootasin ainult midagi ükskord magama heida, siis ma pakkisin kõik hädavajalikus ja ühte kohvrisse ja siin ma nüüd olen. Te tulete siis kaasa? Jah, ma tulen kaasa. No üksinda ei oleks ma julgenud ju seda teha, aga teiega koos ma julgen. Teie olete tugev, teie ei ole ju põgeneja. Te usute siis kõiges minusse? Ma usun teisse, muidugi. Aga kas mu pilet on veel alles? Pilet? Jah. Ma rebisin selle tükkideks. Soo. Aga ma lähen toon siis kohe uue. Jõudsin õigeks ajaks, kõik on korras. Teie? Kujutage ette, mina ei kujuta seda üldse ette. Ma ei kujuta seda isegi veel päris täpselt ette. Teate, minuga juhtus midagi kummalist. Ma sõitsin nagu tavaliselt koju selle linnalähedase rongiga. Vaatasin välja nendest alast ja akendist, mille taga olid ikka need samad eilsed majad, tänased majad, homsed majad. Teisel rööpaparil kihutas minust mööda kiirrong, salapärast eesriietes akendega, müstiliselt kumavate tulukestega. Ja minust plahvatas viski. Ma tundsin, et ma seisan oma elu teelahkmel, kas nüüd või mitte iialgi. Ma tormasin koju, pakkisin oma asjad ja siin ma nüüd olen. Ma sõidan teiega kaasa. Tulete kaasa? Jah, ka kaasasse, ägedesse. Kas te ei karda, et... Ei, ma ei karda midagi. Üksinda poleks minust iialgi saanud enese lahtirebijad. Ma oleksin sõitnud edasi selles linnalähedases rongis. Oleksin treeninud edasi neid igavaid portreekisid. Ma poleks iialgi siit pääsenud. Teiega koos ma ei karda, teie pole põgeneja. Te ei tea, kui tänulik ma teile olen. Kas te tõesti oleksite ilma minuta paigale jäänud? Igaveseks. Mul pole nii palju julgust ega jõudu, et üksinda läbi murda. Kui ma põgenen, peab mul tee jutt olema. Te loodate siis kõiges minule? Kõiges. Ma lähen kohe ja toon endale pileti. Ilma teieta ei oleks julgenud ma see samm astuda. Teie olete tugev ja mina toetun teie peale. Teie ei ole põgeneja. Põgenejal peab olema, kellele toetuda. Üksinda ei oleks ma julgenud seda teha. Mitte kunagi. Aga teiega koos ma julgen. Teie ei ole põgeneja. Ma usun teisse. Üksinda poleks minust iialgi saanud enese lahtirebijat. Teiega koos ma ei karda. Teie pole põgeneja. Ma kardan sinu pärast. Kas sul jätkub julgust? Vabandage, kuhu see kodanik jäi? Ei tea. Vabandage, kuhu see mees läks? See, kellega ma siin ennist rääkisin? Ei tea. Noh, kus ta ise siis on? Ei, kuhu mu kaaslane kadus? Ma ei tea. Ma pidin temaga kaugpõhja sõitma. Ma pidin temaga Kesk-Aasiasse sõitma. Ma pidin temaga Kaukaasiasse sõitma. Kell on 7. Kui ma kiirelt teen, jõuan õigeks ajaks tehasesse. Revision algab kell 8. Ma pidin kella 9 näidissovhoosis olema. Kui ma kiiresti teen, siis jõuan veel õigeks ajaks pärale. Ma jätsin ju sõbrannale kirja lauale. Ta sõbranna ärkab kell 8. Kui ma nüüd jooksuga lähen, siis ma jõuan kirja veel ära võtta. Ja tunnid algavad meil alles kell 9.